Öelge mulle ausalt, kui palju teie olete kasutanud elus seda lauset, maagilist lauset, mul ei ole aega. See on nagu kõikvõimas relv, nagu kaitsekilp, nähtamatu kaitserüü, et pääseda kõigest soovimatust. Ja ega ma ise selles osas muidugi ka targem ei ole, et ausalt öelda, ega mul ka vahel juhtub, et ei ole aega, lihtsalt ei ole. Aga siis jällegi teisel hetkel tundub, et on aega, kui ei ole proove, etendusi, mingisuguseid võtteid, siis tuleb välja, et on aega ja siis aga kõige jaburam põhjendus, et mul ei ole aega, mis selle pärast jätakse tegemata, on see, et kui inimene ütleb, ma ei saa süüa, sest mul ei ole aega. See on kõige jaburam põhjendus, mida mina kuulnud olen. Et mis see siis tähendab, et ühel hetkel juhtub see, et sul tuleb see aeg ja siis kukun sööma või, kukun vohmima, et lähen söön kõik ära, kõik, mis on nagu kokku korjatud, kõik söön ära, et lähen hakkan külmkappi sealt esimesest riiulist pihta ja panen kuni alla jääkapini välja, jääkuubikud söön ka ära. See on nagu kõige jaburam, et ei ole aega ja no muidugi ajaga on see, et ega siis ei ole aega ka minna metsa, eks ole, kuskil terviserajale või kõndima või jooksma, selleks ka ei ole aega. No, et kellel seda aega siis on? Et need, kes, see on muidugi väga tore, et linnas on spordiklubid ja igasugused inimesed käivad, hüppavad ühe trenasööri pealt teise peale. See on väga tore, et nad hüppavad, aga neid, kes metsa värske õhu kätte läheks loodusesse, neid on ikka kordades ja kordades vähem ja sinna siis ma saan aru, et lähevad need inimesed, kellel siis on seda aega. No muidugi võib teha kohe siinkohal lihtsa arvutuse. Ühes nädalas on 168 tundi. Kohe peab mõtlema töö- ja puhkeaja seaduse peale, see sätestab, et inimene tohib päevas tööd teha circa 8 tundi. See teeb nädalas kokku 40 tundi. Järele jääb 128 tundi. Loomulikult peab inimene magama. See on oluline osa elust, inimene peab puhkama. Võtame sealt poole maha. See ei ole maha visatud aeg, see on lihtsalt inimene magab. Võtab poole maha, jääb 64 tundi. Loomulikult peab inimene liikuma, ta peab viima lapsed kooli, lasteaeda, ise jõudma tööle, koju tagasi käima poes, kõik see liikumine. No anname selleks päevas 2 tundi, iga päev 2 tundi, võtame maha, jääb 50 tundi, 50 tundi nädalas. Ma saan aru, peab suhtlema perega, sõpradega, hobid, peab käima teatris, kinos, kontserdil ja nii edasi, aga ikkagi maagilised 50 tundi nädalas. Ja kas on see võimalik, et ei ole sellest 50 tunnist võimalik leida neid kas või alustuseks 2-3 tundi nädalas, et viibida looduses, käia, jalutada spordiradadel metsas? Mina arvan, et see on võimalik.